Ja oma töösse tõingi sisse siis sellise mõiste nagu töötaja kogemus. Hästi palju räägitakse ju kliendi kogemusest. Meil on kliendi kogemuse journey, meil on kliendi kogemuse juht, meil on kliendi kogemuse osakond lausa. Aga küsida, kui palju teil on töötaja kogemuse osakond? Kui palju on neid ettevõtteid, kes süstemaatiliselt küsivad, okei, kuidas tegelikult töötamine meie juures tundub, mis kogemuse see sulle pakub? Kas see on pigem positiivne või negatiivne? Kindlasti neid on. Aga kui siia töötaja põlvkondadele panna siis kõrvale juhtide põlvkonnad, siis neid võib laias laastus vist jagada 3. Juht 1.0. See on selline juht, kelle mõtteviis pärineb kuskilt tööstusrevolutsiooni aegsetest aegadest, kui Frederick Taylor tuli välja sellise süsteemiga nagu scientific management. Kõike tuleb mõõta. Kõike, mida mõõta ei saa, on täiesti mõttetu, selle võid nagu kõrvale lükata. Ja kuna ma ei saa su töötaja kogemust kuidagi mõõta, järelikult see on täiesti mõttetu. Et seda ei saa kuhugi kastidesse panna, seda ei saa kuhugi võrranditesse panna ja see kõik jääb tegelikult tahaplaanile. Selle paratamatu tagajärg on see, et inimesed ei tunne seda emotsionaalset sidet, nad ei tunne, et nad oleksid tegelikult olulised, vajalikud, mis tõttu nende motivatsioon ja pühendumus hakkab kukkuma. Ja kuna seda avastati, siis mõeldi, okei, äkki peaks midagi nagu juhtidele pakkuma, et nad kuidagi jõuaksid oma töötajatele lähemale. Ja siis tekkis selline ülemuste põlvkond. Mõelge oma juhi peale, kes on tohutult palju käinud igal pool koolitustel, hästi palju koolis käinud, kõvasti raamatuid lugenud, aga temaga koos töötamine ikkagi paneb nagu kergelt kukalt kratsima, et ta teab küll ja ta väitleb hästi ja ta peab ilusaid kõnesid kuskil nagu jõulupidudel ja räägib ikka, aga samas sa tunned, et siin töötades ta vist ei rakenda neid kõiki asju. Ja vot see on siis selline põlvkond, kus kõigele sellele töötajaga seotud kogemusele hästi reaktiivselt lähenetakse. Et selle saadakse aru, et see on tähtis, aga need vanad harjumused on lihtsalt nii tugevad, et seda ellu rakendada on nende jaoks natukene keeruline. Ja kui me räägime tänastest idufirmadest, aga ka õnneks tuleb väga-väga palju ikkagi traditsioonilisi ettevõtteid peale, kes sellega tegelevad, see ongi selline 3. põlvkonna juht, kes proaktiivselt läheneb selle positiivse töötaja kogemuse loomisele sellel eesmärgil mitte, et inimesi lihtsalt õnnelikuks teha, vaid sellel eesmärgil, et inimestel on siis lihtsam pühenduda, lihtsam motiveeritud olla ja lõpuks see aitab nii seda juhti kui ka tegelikult seda organisatsiooni.